Tere! Tutvustan teile täna jälle mitmeid erinevaid lugemiselamusi, mida siis olen kas siis suvel või nüüd hiljuti lugenud. Ja valik on üsna mitmekesine, ma arvan, vähemalt minu meelest. Ja esimeseks raamatuks oleks siis see natuke kergem raamat Jojo Moyes, Me kõik elame siin. See on siis selline mõnus ajaviiteromaan, mida siis lugeda, kui oled näiteks väsinud ja midagi muud teha ei taha ja aju ei võta midagi muud. Ühesõnaga, siin on peategelaseks Laila Kennedy. Ta on 42-aastane, lahutatud üksikema. Ta elab majas, kus siis peale tema ja laste tundub, et on sisse kolinud ka tema ema mees vaikselt niimoodi tasahilju. Ta on hiljuti leseks jäänud ja Laila pole selle vastu tegelikult mitte midagi, sest et mees meeldib talle. Mees oli siis tema kasuisa. Ja ainuke asi on see, et Laila on tal on üsna palju enda probleeme. Et ta üritab enda karjääri edendada. Ta on just andnud välja raamatu suhtest, enda ja siis oma selle eksabikaasa suhtest, aga see ilmus veel siis, kui nad olid koos ja naine ei teadnud, et tal tegelikult oli armuke. Et selles mõttes ta natuke pabistab ja ta mõtleb, kuidas ta suudab maja üleval pidada, et lapsed ei peaks kodust ilma jääma. Ja kõige tipuks ilmub tema ukse taha tema päris isa. Et see mees jättis oma perekonna üsna varakult maha, nii et Lailal ei ole temaga erilisi kontakte olnud. Ja tundub, et ka tema kolib nüüd sinna majja sisse. Et siin on mitu probleemi. Esiteks ei ole Laila veel päriselt lahutusest üle saanud, aga samas ta üritab nagu laste jaoks olemas olla, et lapsed saaksid isaga koos aega veeta. Aga samas on isal uus perekond, naine, kes siis ootab last ja erinevatel põhjustel seda eelmiste lastega koosoleku aega jääb vähemaks. Ja siin Laila püüab siis ise ka uut suhet luua, aga siin on tal isegi valikuid ja ta teeb ka eksisamme ja kõik teised teevad ka siin eksisamme, et ei ole ainult selline mingi lääge armastuslugu. Et see on selline eluline, see on perekonnast, suhetest ja kui oluline see perekond ikkagi on. Et ta on selline mõnusalt kirjutatud, juhtumid on kohati sellised humoorikad, igav seda lugedes ei hakka, et ta muidugi on natukene ette ennustatav, kuidas ta lõpeb. Aga see sellise raamatu puhul üldse ei sega, et Moyes oskab väga hästi kirjutada, ta haarab kohe kaasa ja tegelikult need probleemid on ju päris elust pärit, et igasugused need suhtelood, uue pere loomine ja lapsed, et selline mõnus selline ajaviiteromaan, mida soovitan siis pikkadel pimedatel õhtutel lugeda, et õhtud lähevad järjest pimedamaks nüüd. Aga selline mõnus ajaviide. Järgmine on ka selline mõnus lugemine, aga natuke teise külje pealt. See on Claire McIntosh Teiste inimeste majad. Ja see on siis Constable Morgani sarja 3. ja kahjuks ka viimane osa. Et selles osas siis toimub tegevus ühes rikkas elurajoonis, kus on siis sellised jõukal järjel inimesed. Sinna elurajooni nõlvale kolib ka siinse seersandi Leo Brady endine naine ja ta väga tahaks sinna seltskonda kuuluda, kuhu need jõukad inimesed. Et ta jätab endast natuke sellise tõusikliku mulje.
ja ta teeb mida iganes, et saada nendega sõbraks ja nii edasi. Et see on selline turvaline rajoon, aga selle turvalisuse müüdi lõhuvad kummalised sissemurdmised nende rikaste majadesse. Kummaliseks teeb need sissemurdmised asjaolu, et võetud on midagi nipet-näpet, et neid kalleid asju ei ole võetud. Et Leo ja siis tema meeskond üritavad siis välja nuputada, et mille jaoks need sissemurdmised on, et kas otsitakse midagi kindlat. Ja samal ajal siis Fionn Morgan uurib ühe kinnisvaramaakleri mõrva. Et see kinnisvaramaakler leiti jõel hulpivast kajakist ja põhimõtteliselt on kohe aru saada, et ta ei surnud loomulikku surma. Kuna Fionn Morganil endal on praegu kinnisvaramaakleritega suhted natuke keerulised, siis ta esiteks kahtlustab töökaaslaseid. Ja ta uurib seda kinnisvarabürood üsna hoolega ja siis selle uurimise käigus selgub, et võib-olla tuleks pilk suunata siiski mujale. Ja selle uurimise käigus selgub, et võib-olla on tema ja siis Leo Breidi uurimise seotud kuidagi. Et kes on teda enne lugenud, siis teavad, et Mackintosh oskab väga põnevalt ja kaasahaaravalt kirjutada. Ja erandiks ei olnud ka see raamat, et põnev, kaasahaarav, igav ei hakka, natuke on etteaimatav, aga sellest ei juhtu mitte midagi. Ikkagi on põnev, et teada saada, mis siis lõpuks juhtus ja kes need süüdlased siin on. Et selline mõnus sari, mida ma soovitan alustada tegelikult esimesest osast. Esimene osa on viimane pidu, et siis saab nende tegelaste elu läheb nii-öelda järjest. Et muidu võib-olla ei pruugi tegelaste elukäikudest aru saada. Järgmine raamat on natuke raske lugemine, seda just teema poolest, on Anne Pärest Postkaart. Ja kes soovib seda ingliskeelsena kuulata, siis Overdrive'is on see täiesti olemas. Ja see Postkaart on siis autori enda perekonna lugu. Et 2003. aastal saadetakse tema emale Leilale üks anonüümne postkaart. Ja seal postkaardil on ainult 4 nime. Need on siis Efraim, Emma, Noemi ja Jacques. Ja Efraim ja Emma olid siis Anne'i ema vanemad, Noemi ja Jacques siis vastavalt tädi ja onu. Ja kõik need 4 inimest surid 1942. aastal Auschwitzis. Ja Anne'i ema Leila ei tee sellest postkaardist eriti välja, et ta paneb selle kusagile kõrvale. Niimoodi, et 16 aastat hiljem siis Anne tunneb selle vastu huvi ja hakkab uurima, kes selle postkaardi saatis ja mis põhjusel ta võis selle saata. Et perekonnast jäi ainsana ellu Miriam, kes siis on Anne'i vanaema. Ja oma uuringute käigus tal õnnestubki teada saada, kes selle postkaardi saatis. Et selle taga on tegelikult üks väga inimlik põhjus. Et ma ei ütle, mis see põhjus on, sest muidu teil ei ole huvitav lugeda. Aga ta panebki siis kirja selle perekonna loo, et kuidas Efraim ja Emma kohtusid, kus nad elasid, et nad ei elanud kogu aeg ühes riigis, et nad kogu aeg nagu liikusid nagu ühest riigist teise, sest et mitmetes riikides oli tegelikult juutide olukord küllaltki selline ohtlik ja lõpuks nad läksid ka Euroopast kaugemale. Kahjuks nad tegid selle vea, et tulid tagasi. Et muidu võib-olla oleks lugu hoopis teistsugune olnud.
et raamat on jaotatud mitmesse ossa, kus kõigepealt ongi see Emma ja Efraimi kohtumise lugu, siis on Anni enda mälestused ja kõige viimane ongi see Mirjami lugu ja kuidas ta kasvatas siis Anni ema Leilat. Et see on väga huvitav on lugeda, eriti see, et tegelikult nii Anni kui tema ema ei kasvatatud üldsegi juudina. Et nad ei järginud traditsioone ega neid kombeid, mis juutidel on. Muidugi nad said üsna varakult teada, et nad on juudid, sest teised ei jätnud neile seda mainimata. Aga nad ei teadnud sellest kommetest suurt midagi. Et nüüd, kui Ann oma seda uurimustööd tegi, siis ta tutvus ka nende traditsioonidega ja erinevate usupühade ja asjadega. Et väga hea lugemine, aga tõesti ma ei suutnud palju lugeda, sest et teema on küllalt raske, eriti need sõjakoledused. Raamat on tegelikult üsna paks, aga ta ei nämmuta seda teemat, vaid ta ütleb kuidagi, konstateerib fakti, et nii oli ja ei liialt keskendu ühele asjale. Et siin on muidugi süngust, on neid koledaid tegusid, aga väga hästi kirjutatud, et tõesti soovitan kõigil lugeda. Selline hea ja mõtlema panev raamat. Järgmiseks on mul jälle üks põnev krimka. On Michael Connelly Õine tuli. Et see on siis Rene Ballardi sarja 3. osa. Õige pea on ilmumas ka 4. Et kellel on esimesed loetud, siis saab varsti juba järgmise osa võtta. Et siin siis Rene Ballard ja Harry Bosch lahendavad erinevaid juhtumeid. Seekord on juhtum üsna kummaline, sest see on hästi vana. Et kunagine Harry Boschi mentor sureb ja tema lesk annab siis Harryle üle ühe toimiku, mille tema mees oli pensionile jäädes koju võtnud. Ja selles toimikus on siis ühe noormehe surma asjaolud ja see mõrv toimus 29 aastat tagasi. Et selline väga vana lugu ja Harry Bosch saab aru, et ta üksi ei suuda seda mõistatust lahendada ja ta pöördubki siis Rene Ballardi poole. Ja Ballard töötab õises vahetuses, nii et tal on ka muid tegemisi, mitte ainult see üks juhtum, et näiteks põleb oma telgis surnuks üks kodutu. Politsei pööra sellele suurt tähelepanu, lihtsalt konstateerib, et nii oli ja erilist mingit uurimist ei järgne, et mis juhtus. Aga õige pea selgub, et tegelikult see kodutu oli üks rikas pärija. Ja siis politsei suhtumine muutub ja nad võtavad selle juhtumi nagu tõsisemalt uurimisse, mis tegelikult on natuke irooniline, et tegelikult peaks kõikide inimeste mõrvajuhtumeid niimoodi uurima, mitte ainult siis, kui selgub, et ohver on rikas. Aga niimoodi oli ja hästi põnevalt on muidugi kirjutatud, hästi palju erinevaid tegevusi on siin, et haarab kaasa ja selline hästi, tõesti põnev. Ja see on üks sari, mis läheb järjest paremaks, et minu meelest esimene osa oli selle sarja kõige kehvem osa, et edasi ta on kuidagi läinud selliseks natuke kompaktsemaks ja kuidagi ladusamaks. Et selline mõnus kaasahaarav ajaviide. Igal juhul soovitan tutvuda. Järgmine on ka üks selline väga põnev krimka. See on siis sarja esimene osa. Autor on Joanna Schaffhausen, jäädavalt lahkunud. Et ilmunud on ka teine osa, ammu kadunud. Et
kellel esimene on loetud, saab teist osa lugeda. Et siin on siis peategelaseks politseiuurija Anna-Liisa Vega ja tegevus toimub Chicagos. Ja Anna-Liisa on kogu aeg Chicagos elanud. Tema isa oli politseinik ja hästi paljud tema tuttavad on politseinikud ja ta elab hästi turvalises piirkonnas. Vähemalt nii ta arvas, kuni ammu aega tagasi üks mõrvar tappis niimoodi naisi, et ta vaatas nende surnuks lämbumist. Ja see siis lõhkus selle idülli, et see on turvaline piirkond. Et see mõrvar sai hüüdnimeks murtud südamega mees. Ja politsei teda kätte ei saanud ja viimaseks ohvriks jäi Katie Duffy ja peale seda mees kadus nagu tinatuhka. Osad arvavad, et ta on surnud, osad, et ta on vanglas või lihtsalt, et ta lõpetas. Aga keegi ei tea, sest meest ei leitud. Ja nüüd väga palju aega hiljem uurib üks amatöördetektiiv Grace Harper seda juhtumit. Tegelikult ta ei tee seda päris üksi. Neil on seal oma selline klubi, kus nad uurivad erinevaid ammuseid mõrvu. Grace arvab, et ta on avastuse teinud, et ta on jälil sellel mehel, kes neid naised siis tookord tappis. Ja ta on otsustanud seda avalikkusega jagada. Paraku ta seda teha ei jõua, sest enne ta tapetakse. Ja täpselt samamoodi kui need naised 20 aastat tagasi. Ja siis kerkivad esile spekulatsioonid, et kas mõrvar on uuesti tegutsema asunud, ei tahtnud, et ta paljastatakse, või on tegemist jäljendajaga. Ja Anna-Liisa Vega siis uuribki koos teiste politseinikega seda surmajuhtumit ja ühtlasi siis ka neid kauaaegseid mõrvu, et kes nende taga siis oli. Et tegemist on, minu jaoks oli äärmiselt kaasahaarava raamatuga, väga raske oli seda käest panna. Et siin nihkub kahtlus erinevate tegelaste peale, et siin on natukene midagi aimatavat, aga sellegi väga põnev lugemine. Et igal juhul soovitan, kes krimkasid armastavad, et väga põnev uus krimisari on ilmunud. Nii, järgmine on jälle selline tõsine sõjaraamat, on Kim Thuy M. Ja see on ka Overdrive'is audioraamatuna olemas, siis inglise keeles. Ja M räägib siis Vietnami sõjast. Kim Thuy on ise sealt pärit, aga elab Kanadas. Ja tegelikult see romaan põhineb tõsielul. Ja see ongi sõjast ja siis milliseid kannatusi see sõda põhjustab tavainimesele. Et on selline õhuke raamat, koosneb erinevatest juttudest, kus siis peategelasteks on peamiselt lapsed. Ja need lapsed on enamasti hüljatud. Et siin üks tegelane näiteks Louis, kelle ema on, keegi ei tea tegelikult, kes ta ema on, aga ema on vietnamlanna ja isa on keegi Ameerika sõdur. Ja tal ei ole kodu. Et ta elab kusagil pargis pingi all ja veedab oma päevi ringi liikudes ja süüa hankides, kus vähegi võimalik on. Ja ühel hetkel sinna pingi alla ilmub tema kõrvale pappkarbis blond beebi. Samamoodi isa on keegi Ameerika sõdur ja ema on vietnamlanna. Et selliseid lugusid on seal palju, selliseid lapsi on seal mitmeid ja siis nad seal sõjakeerises elavad. Et siin tegelased on jah erinevates juttudes kohati erinevad, aga neid kõiki siiski seob mingi asi.
ja see on siis tõesti tõsieluline ning autor kajastab selliseid ajaloolisi sündmuseid nagu beebilift ja My Lai veresaun. Et see operatsioon beebilift, et selle käigus siis päästeti Saigonist sõja lõpus 1975 siis tuhandeid segarassist orbusid. Et nad viidi lennukitega enamasti vist Ameerikasse, sest seal Vietnamis neil ei olnud nagu kohta, neil ei olnud mingit võimalust nagu normaalset elu elada. Et selles mõttes ta on hästi kuidagi kerge on seda lugeda, et ta on hästi kirjutatud raamat, aga teema on ka kohati jälle väga raske ja selline sünge. Et autor suudab nappida sõnadega edasi anda seda sõjakoledust ja samas ka seda, et igal ajal on armastust ka. Et ja kohati need sõjaõudused on ülimalt detailselt edasi antud. Et selles mõttes jah, võib-olla väga nõrganärvilistele ei sobi. Aga siin on selles mõttes jah tasakaalus raamat, et kõigile osapooltele on siin tähelepanu pööratud, kes seal sõjas siis osalesid. Et ja raamatu lõpus ta näitab ka, mis neist lastest on nagu täiskasvanuna saanud. Et selline hästi edasi antud tegevus siis laste silmade kaudu, et mis seal sõjas siis toimub ja kuidas nemad sellest sõjast aru saavad. Et tõesti selline vapustav raamat. Ma kindlasti soovitan sellega tutvuda. Et väga hästi kirja pandud olulisel teemal ka. Ja minu viimane raamat on, see on jälle helgem, on Olavi Antons Minu Saaremaa. Ja Olavi Antons on kirjutanud ka Minu Tenerife, et kes seda on lugenud, siis teab, et ta kirjutab sellise mõnusa nauditava stiiliga. Ja täpselt samasugune stiil on ka siin, selline natuke irooniline või eneseirooniline ja huumoriga kirjutatud. Ja Olavi Antons tegelikult on sündinud hoopiski Tallinnas ja hiljuti, mõned aastad tagasi ostis maja Saaremaale. Aga Saaremaaga on seotud ta ka juba tükk aega varem. Et 80ndate lõpus ta käis seal Kuressaares lossi parandamas, ta on seal kirikute katuseid renoveerinud ja nii edasi. Ja selles mõttes ta kirjutab hästi ladusalt, et lugemine läheb hästi lihtsalt. Ja kuna ta ostis sellise vana maja, siis hästi palju on juttu sellest, kuidas ta renoveerib ja teeb seda elamiskõlblikuks. Ja eks sealgi tulevad igasuguseid juhtumisi ja seiku, et sellest ta siin ka räägib. Et väga ladusalt kirja pandud, väga mõnusalt kirjutatud ja muidugi, kui mängus on ka tema kassid ja loomad, siis see teeb raamatu ainult paremaks. Et ta oskab kirjutada ja niimoodi, et lugeda on ka hea. Ja siin on raamatu peatükid on näiteks Saaremaa valsi pealkirjad, et selline omamoodi raamat, mis on mõnus paari õhtu lugemine. Soovitan. Aitäh, et kuulasite, vaatasite, kaasa elasite. Kohtume juba järgmine kord.